Siin me nüüd seisame, härra Turovski, lõukoera puuri ees. Lõukoeraks nimetatakse vähemasti Eesti rahvapärimuses miskipärast lõvi, aga mina tean, et lõvi on üks paras suur magaja. Üks tõeline loomade kuningas on ikkagi see triibuline tiiger. Vaadake, ma olen veendunud, et loomade kuningaks kõige paremini sobib elevant. Aga me temast täna ei räägi, kui me võtame ikka need sellised glamuursed feodaalse olemisega. Teere on sellised tõepoolest territoriaalsed ja äärmiselt tõsised suurkiskjad. Siis loomulikult kuningaks sobib kõige paremini lõvi. Aga kui nüüd loomaajad teha loomaaia laevaks, siis jätame lõvi kapteniks ja paneme tiigri pootsmaniks. Kapteniks lõvi mitte mingil juhul ei tohi jätta. Temast ei ole kaptenid. Ta on, kes ta laeva peal võiks olla. Käila kuju. Jah, vot tema sobib nagu sadama kapteniks, eks ole, aga mitte laeva omaks. Seda küll mitte. Tiiger saab absoluutselt kõigega ise hakkama. Minu lemmik on tiiger. Ta on üksildane, aga ta on suhteliselt tolerantne. Loomulikult isased tiigrid, Ussuri tiiger, eks ole, või Amuri tiiger. Pantera, tiigris, Altaika. Altai, eks ole, see on Ida-Siber, ütleme nii. Selline isane tiiger, tal on vaja, ja see on normatiivne, 300-400 ruutkilomeetrit suurepärast maastikud, kus on kõik võimalikud, seal ta on, meie pootsman, kõik võimalikud maastikuvormid, seal on metsa, seal on võsa, seal on roostik, seal tingimata peab olema kiire vooluga vesi, joogivesi peab olema puhas, eks ole. Seal peab olema ka selline veekogu, kuhu ta saab minna likku pikemaks ajaks. Tiigrid jumaldavad vett. See meie sõber pootsman ju külma ei karda. Ei, muidugi mitte. Ta on suuri oma, jumala eest. Muidugi ta külma ei karda, selge see. Kui ta saab korralikult süüa? See võtab aega aasta, 2, võib-olla rohkem, kui noor 18-kuune, 1,5-aastane isane tiigrikutsu läheb ema ja õdede juurest minema õed ja emastel on vaja kõrgemat haridust saada, nad jäävad veel aastaks nii ema juurde, aga selline härrasmees läheb, otsib endale parajad valdused, et neid erastada. Ja noored on entusiastid, kui teiste tiigrite piirimärgid vastu ei tule. Vanemate, kel on juba established, eks ole, juba erastatud, seesama tohutu suur kinnistu, siis noor hakkab endale, erastama 5000 ruutkilomeetrit. Ei jõua emastega kokku saada, see on suur mure, eks ole. Aga siis ta saab vanemaks nagu meie pootsman, kes on absoluutselt parimates aastates. Ega see väga kaua ei kesta, nii et me peame talle kiiresti ehitama suurepärased valdused. Me räägime praegu idees, et kunagi tuleb pootsmanile üks ilus ja korralik ja uhke elamu. Kuidas ta umbes võiks siis välja näha? Mis seal kõik siis on? 400 ruutkilomeetrit vaevalt? Ei, ega seda vaja ei ole, kui serveeritakse regulaarselt, eks ole, kui kõik on korras, kui ei ähvardata sellega, et kohe tuleb teine suuri tiiger, eks ole, ja just nimelt sinu juurde. Ei, arvatavasti mõni hektar, siis saab tal olema kindlasti võimalus mitmes kohas, kas või 2 kohas minna likku, minna vette, varjatud kohas, kus teda keegi ei näe, ja ka sellises kohas, kus televiisor töötab, külastajad, vaprad ilus, lemmikseriaal, looma ja loomad väga armastavad külastajaid.